Kas panete tähele, et kätte on jõudnud sügis ja septembrikuu on juba käes? Ja see paneb meid mõtlema selle peale, et kuidas siis enda seda pikka ja pimedat aega siin Põhjamaal veeta, et äkki pakiks kotid ja sõidaks päikese alla. Meil on taas tulemas 2 retriiti Bali saarel. Ja veebruaris 2025 me teeme seda jälle. Me kutsume kõiki uusi ja vanu sõpru, kliente, uusi inimesi, kes on mõelnud meiega võib-olla varasematel aastatel Balile tulla, aga pole veel seda õiget hetke olnud, siis me teeme seda taas. Nii et veebruar 2025 meil on tulemas 2 retriiti. Esimene retriit on siis 4.–9. veebruar ja teine on 18.–23. Et sinna vahele jääb parasjagu üks nädal aega integreerimiseks. Nendele julgetele, kes võtavad mõlemad retriidid, on meil ka erihind. Sa saad selle 500 euro võrra soodsamalt. Et tulla kohale, teha esimene retriit läbi, siis minna mere äärde puhkama või uute sõpradega aega veetma ning siis tulla juba järgmisele retriidile. Ja eelmisel aastal me tegime seda esimest korda, kus me tegimegi nädalaajaste vahedega 2 retriiti ja tõesti päris palju oli inimesi, kes tulidki kohe 2 retriidile ja ütlesid, et nad said väga sügava kogemuse, et mõtle, kui sa teed 2 nädalat iseendaga tööd, et see on päris pikk aeg iseendas süveneda, oma sisemaailma sisse vaadata ja tõesti tulla sealt välja nagu uuesti sündinud beebina, teadlikum iseendast, oma kehast, oma emotsioonidest, oma tunnetest ja saada ka väga häid ja imelisi kogemusi erinevate kehatööde ja massaažidega. Et me otsustasime, et me teeme ka sellel aastal täpselt nii, nagu me tegime eelmine aasta ja soovimegi teile pakkuda võimalust osaleda mõlemal retriidil. Loomulikult sa võid osaleda ka ühel retriidil, kas siis esimesel retriidil või siis ainult teisel retriidil. Aga nii nagu Igor ütles, et kui sa tuled 2 retriidile, siis sa saad nagu väga hea hinnaga ka selle paketi. Ja me tihtilugu, ja ma usun, et ka see aasta me teeme need retriidid erinevates kohtades. Et kus meil esimene retriit toimub? Esimene retriit toimub nagu eelmine aastagi üleval mägedes Vulkaanimäe jalamil, kus on selline paras kliima, ta on selline eestimaine kliima, et vahepeal tibutab sellist õrna sooja vihma, siis jälle kuivab see hetkega ära ja on mõnusalt soe, aga ei lähe liiga palavaks, sest et kui sa teed neid massaaže ja meil on aktiivsed praktikad seal vahel, siis see liigne kuumus tapab selle vaimu ära ja pigem on selline paras, kergelt niiske ja troopiline riisipõldude vahel keskkond on nagu ideaalne sellisteks harjutusteks. Ma tooksin võib-olla enda poolt siit välja ka selle, et kuna see retriidikeskus asub siis džunglis, ta ei ole küll päris džunglis, see on ikkagi küla, aga ta on, ütleme, mäe nõlval, siis see õhk on seal hästi imeliselt värske ja need džungli hääled, mis seal päeval ja eriti öösel on niimoodi, ma mäletan, kui me eelmine aasta tegime neid õhtuseid praktikaid, siis see vahepeal ei saanudki rääkida, kuna need ritsikad ja igasugused džungli hääled olid lihtsalt nii võimsad, et seda lihtsalt kogeda juba see on nagu elamus omaette. Ja mis mulle endale veel sellel Põhja-Baalil meeldis, oli see, et see õhk oli puhas, aga seal oli meil ka allikaga basseinivesi, selline külm ja värskendav ja täiesti looduslik puhas vesi. Et see retriidikeskus on üldse hästi ökoloogiliselt ehitatud. Me ööbime bungalotes, mis on väga ilusas Bali stiilis. Dušid näiteks on õues, sa saad päikse või vihmasaju all käia duši all. Mina olin väga skeptiline eelmine aasta, aga üks highlighte minul oligi looduses niimoodi duši all käia. Ja seal on hästi ilus sisekujundus. Meil on imelised kokad, kes teevad meile seal ökoloogiliselt kasvatatud toorainest süüa
ja me pakume siis 3 korda päevas taimetoitu, et see ei ole täitsa vegan toit, et me oleme saanud tagasisidet, et ikka soovitakse natukene saada ka juustu ja muna ja kõike sellist, et siis me pakume teile vegan toitu või taimetoitu. Nii vegan toitu kui ka taimetoitu. Jaa, aga miks me seda teeme, ongi siis see, kuna me teeme ikkagi väga palju energiatööd, siis selleks, et hakkaks kehas energiat liikuma, et sa hakkaksid tunnetama neid energiat oma kehas, me peame toituma kergemalt, et me sööme palju ka puuvilju, mis on laetud päikesega, praanaga ja kõik see toit on siis selle lähiümbrusest, et tõesti, et sellega siis toetada neid kehaprotsesse, mis me seal retriidil tegema hakkame. Ja huvitav on see, et eelmisest aastast on mitmed osalejad ennast kirja pannud ka uue aasta retriidile. Ja meie jaoks tähendab see seda, et see kogemus on niivõrd laadiv ja elu muutev ja meeldiv inimestele, et nad tahavad tulla uuesti ja jälle kogeda sellist transformatsiooni. Et mitu osalejat meil täiesti muutis oma elu, et see oli nagu elumuutev kogemus, sai ühendust oma energiatega, sai kogeda midagi täiesti erakordset ja tõesti, meie soovitame oma osalejatel teha pilte ennem ja pärast retriiti ja siis sa näed seda vahet, mis sinuga nädala ajaga toimub. Et minu jaoks see terve retriit oli nagu üks suur tseremoonia. Et nii kui ma siia jõudsin, nii kui see tseremoonia, algustseremoonia oli läbi, mis oli nagu, see oli nii võimas, see oli nagu tõesti võimas. Mina mõistan seda niimoodi, et tantra on lõdvestumine. Lõdvestumine tähendab sisemist vaikust, sisemist rahu ja et sa saadki kontakti sellega, mis su sees on, et see retriit, siin retriidi korraldajad suutsid luua ja ka kaasosalejad ja ka see koht suutis luua sellise harmoonilise nagu mudeli ja laboratooriumi ja pannagi proovile, et sellisel moel, mis viis mind tegelikult selleni, mida ma sees, kuhu mu hing tahab jõuda. See rahu, pigem ma ütleksin, see võtmesõna oli rahu. Et just see, kuidas seksuaalenergia, kui tõsta südamesse, eks ole, nagu nüüd konkreetselt vähemalt minuga tehti või minul toimis. Ja siis tekib selline rahu ja sa oledki, võtad vastu ja sa oled selles nagu selles sees niimoodi, et sul on kogu aeg esiteks on energiat hea olla ja sa õpid ja see kogemus on nagu väga võimas, et see on nagu väga huvitav. Siin on ainult siukse vaimse enesearenguga tegemist, eks ole, vaimse täiustumisega, vaimselt kõrgemale enese nagu harimisega tegemist, et ütleme, need tehnikad ja need praktikad ja need massaažid, tegelikult nendel ei oleks mitte mingisugust väärtust, kui seal taga ei oleks inimesi.
et ma arvan, et ma julgen väita, et see grupp, kes kokku tuleb, see hakkabki läbi enda kanaldama neid tehnikaid, et need tehnikad on vahendid ja teisejärgulised. Ma pigem arvan, et iga inimene saab teha tantrat ka ilma nende tehnikateta. Lihtsalt see grupi keha ja need praktikad aitavad meil jõuda meie essentsini, selle elu jaotuseni, selle elu kogemiseni, mis ongi tantra. Tantra on elu ja need tehnikad on lihtsalt osa tantrast. Aga Bella, kas sa kirjeldaksid natukene, mis on erinevus nendel kahel retriidil, et neil on üks retriit on siis selline esimene massaažiretriit, tantra massaažiretriit ja teine on siis sügav rännak. Et mis see nende kahe retriidi erinevus on? No esimene retriit, mis siis on 4.–9. veebruar, on mõeldud tõesti siis kõigile, ka neile, kes ei ole varem võib-olla tantraga kokku puutunud või energiatöödega kokku puutunud või kehatöödega kokku puutunud, aga neil on huvi ja soov seda õppida ja kogeda. Et me läheme siis, me proovime seekord minna sellisest hästi nagu ilusti vaikses taktis, et üldse nagu avada seda maailma, kuigi me teeme ka väga-väga sügavaid praktikaid, et ka neile inimestele, kes siis on ka tantra või energiatööga kokku puutunud, see sobib väga ideaalselt, sest tegelikult mis seal saama hakkab, ongi see, et inimesed tulevad kokku ja kuidas see täpselt loob, olenebki kõigist meist, kes sinna kokku tulevad, aga jah, et me nagu julgustame ja kutsume siis kõiki neid tulema, kes on nagu mõelnud selle peale, et kust üldse siis alustada ja kuidas, mis asi see tantra on ja mis need energiad on ja mis need energiakeskused on, et me siis natuke avame ka seda kõike sellel retriidil. Me päevad on küll intensiivsed, me alustame hommikuid juba päris varakult ja mõnikord need päevad lähevad ka pikaks, aga nagu me oleme varasemalt kogenud, et te olete alati olnud nii valmis selleks, et me oleme andnud ka alati nüüd viimastel aegadel rohkem sellist integreerimise aega, et need lõunapausid on pikemad, et tõesti saab lihtsalt puhata, ujuda, looduses jalutada, kirjutada, lugeda, mida iganes teha, et oluline on see ka integreerimine kõige selle kogemise puhul, et ma saan nagu päriselt läbi keha selle endast läbi lasta ja talletada enda kehasse ja siis edasi minna. Et sellised pikad intensiivsed päevad, kus on siis ka piisavalt aega puhata ja see teine retriit on siis mõeldud edasijõudnutele või siis nendele inimestele, kes on mingil määral siis juba kokku puutunud või käinud meie koolitustel või retriitidel varasemalt, need teavad me käekirja, nad on kokku puutunud tantraga, nad on kokku puutunud energiakeskustega, nad on teinud võib-olla mingil määral ka varjutööd iseenda alateadvusega, et ei ole täiesti uued inimesed, et me proovime minna selles teisel retriidil siis sügavamale. Aga ka need inimesed, kes on näiteks tulnud esimesele retriidile ja saanud selle kogemuse, isegi täiesti uued, siis ka nende jaoks see teine retriit on avatud, et nad saaksid minna edasi ja veel sügavamale millega rännakule. Ja nii nagu me alati teeme, siis meie koolitused ja retriidid sisaldavad palju kehatööd, palju massaaže, selliseid kehateraapiaid, et ka nendel retriitidel me teeme iga päev ühe massaaži. Et nii see eelmine aasta oli ja kindlasti me siis veebruaris 2025 seda ka teeme, et need on sellised sügavad rännakud ja tihtilugu, kui me koolitustel läheme natuke kiiresti, natuke demoversioonid, et seal me tõesti siis võtame aega ja läheme koos sellisele keharännakule. Ja need on väga transformatiivsed, sest tegelikult iga indiviid, iga inimese teekond nagu tervenemisse on erinev ja kui seal ei ole seda praktikat ja kogemust, siis see teooria jääb lihtsalt teooriaks. Et need on olnud väga võimsad transformaatorid, need massaažid
ja inimesed tõesti on kogenud väga võimsaid tervendusi, väga võimsaid energiakogemusi ja peale seda nende elu on tõesti muutunud, nii nagu Igor ütles, et me oleme saanud ilusat tagasisidet, et seal on kõike. Ja miks me just rõhume seda kehatööd ja toome nii palju massaaži sisse, siis see on parim viis tantra kogemuse, reaalse kogemuse saamiseks. Et nii nagu Bella ütles, et me võime neid raamatuid ja teooriaid lugema jäädagi, aga kui sa saad selle enda kehal kogemuse kätte, siis sellest usust saab sinu teadmine, et see päriselt töötabki niimoodi. Ja me Bellaga mõlemad töötame nii Tallinnas kui Helsingis massaažiterapeutidena, et need tööriistad on meie igapäevases töös, me praktiseerime ja harjutame neid kogu aeg ja näeme, kuidas need aitavad meie kliente edasi ja nüüd nende retriitide käigus me pakume teile võimalust õppida neid samu tehnikaid, mida me igapäevaselt kasutame oma töös massööridena ja seal vähe sellest, et sa saad selle kogemuse enda nahal, sa saad ka need tööriistad endaga kaasa ja sa saad need edaspidi kasutada oma elus. Me anname ka iga massaaži kohta sulle video kaasa, et sul see tehnika ei ununeks ja sa saad seda edaspidi kasutada kas oma kallimaga või oma uute tuttavatega, et jagada sellist võimast kehalist nii-öelda kogemust. No Igor ja Bella, nad on küll üks inimene oma tunnetes, see on näha, aga minu vaatenurgast ma näen sellist, et nad on kaks, nad toetavad teineteist sellepärast hästi, et nad on kaks täiesti erinevat indiviidi. Bella on väga õrn, ingelik, selline leeb ja temas on selline meeletus soojus, mida ta suudab teistmoodi edasi anda. Pluss sinna juurde need teadmised. Aga Igoris on sellist natuke jõulisust, selline, kui juba vaatad nende erinevaid hommikurituaalegi ja temas on selline jõulisus, siuke hästi mehelik, siuke potentsiaal tugev, mis ta suudab nagu edasi anda ja natukene karmima häälega, natukene võib-olla jõulisemalt teinekord, kui midagi ei ole päris nii nagu peab. Et temas on nagu seda poolt ja nad nii hästi tasakaalustavad teineteist, aga mõlemil on, see on nii hea, kui nemad koos seda teevad, et ühel on nii tugev naise energia, teisel hästi tugev mees energia. Et see on täiesti parim, mis saab olla sellel paaril, nagu fantastiline. Meie soovitame tulla alati nädal aega varem ja minna sealt ära nädal aega hiljem, et sul jääb aega sisseelamiseks ja integreerimiseks ning selle saare ilu nautimiseks. See saar on tõesti täidetud ilu ja selliste imeliste kogemustega ja see loodus on lihtsalt juba seal saarel olek on niivõrd laadiv ja päästav. Ma arvan, et Bali on hea koht teha just selliseid enesearengule suunatud retriite, sest ta toob need pimedad kohad esile, sest absoluutselt me kõik kogesime siin midagi ja saime tervendada ja see loodus, see toetab ja see vesi toetab, nii et ma arvan, et me tundsime ära, et see on see õige koht retriidi tegemiseks. Me soovitame, kui te olete huvitatud sellest retriidist, teha tellimus juba nüüd, sest et hinnad lähevad kallimaks ja kohad saavad täis. Meie grupid ei ole väga suured, et me kõik mõnusasti sinna ära mahume ja saame seda kvaliteeti nautida. Nii et tehke see otsus ära nüüd, et olla meiega sellel rännakul kaasas. Ja üks väga oluline nüanss, miks sa võid praegu juba selle otsuse teha, on tegelikult see, et me pakume ka järelmaksu võimalust, et sa igakuiselt saad maksta selle retriidi eest, et see summa ei tuleks sulle liiga suur. Et näiteks, kui sa lähedki meie kodulehele www.learntotouch.com, 2 on siis numbriga, 2 on numbriga, siis sa leiad sealt retriidid ja seal on võimalik valida endale sobiv maksegraafik. Et see on mõnus võimalus endale neid kulusi hajutada ja endale pakkudagi selline unustamatu puhkus, unustamatu reis ja kindlasti palju uusi tuttavaid ja kogemusi ja elamusi. Et kindlasti juba selle tõttu tasub teha see otsus praegu ära ja ennast
ära registreerida ja kindlasti vaadata ka juba praegu lennupileteid, et lennupileteid, mida varem sa neid vaadata, seda parema hinnaga sa need saad, et on erinevaid võimalusi, kuidas siis sinna lennata, et kui sul selle kohta tekib küsimusi, sa saad meile kirjutada ja me saame anda enda kogemusest siis seda infot, et meie oleme igal juhul põnevil ja ootame seda reisi, järjekordset reisi sinna Indoneesiasse ja soovime kindlasti kõigi uute huvilistega kohtuda ja ka vanade sõpradega, kes me retriitidel on käinud, nii et meie jääme ootama sinu tagasisidet, sinu küsimusi ja loodame siis teiega juba kohtuda veebruaris sellel imelisel Paradiisisaarel, mida mitte kedagi ei jäta see Paradiisisaar ükskõikseks, et see, kui sa sinna jõuad, see protsess hakkab juba tööle, see hakkab juba tööle enne, kui sa siin asju pakid, nii et seal on nii palju kihte, nii palju leiereid, nii palju tervendusi, nii palju taipamisi, väga palju taipamisi on, kui sa jõuad sinna Paalisaarele, nii et üks asi on retriit, aga teine asi on ka see saar, see keskkond, need jumalused, need loodusjõud ja kõik see, mis sellega kaasneb, et see saab olema kindlasti üks väga transformatiivne ja võimas teekond sinu enesearengul, nii et kasuta seda võimalust. Nii et ootame sind 2025 aasta veebruaris, 4.–9. veebruar ja siis 18.–23. Paalisaarele meie tantra retriitidele, kus siis kohtume juba sinuga täiesti uues ja põnevas keskkonnas. Kohtumiseni! Olge terved!